Tervist, head inimesed! Olete jõudnud Meistri veebikoolitusele. Meistri on säästvad ehituslahendused OÜ kaubamärk, mille alt toimetame erinevate looduslike ja traditsiooniliste ehitusmaterjalide maale toomise, tootmise ja vahendamisega. Ja üheks härraseks on põhuplaat, milles saab ehitada nii uusi maju kui renoveerida vanu. Ja vot ühes härrases uues majas me tänasel õhtul olemegi. Ja mul on hea meel öelda tervist Otile, kes on maja tellija. Õhtust, Ott! Tere! Räägi mulle kahe sõnaga, milles säärane valik, et ehitada põhuplaadist maja? No siin eks neid põhjuseid on ju mitmeid. Kui maja ehitamine ette võtta, see on juba nii suur asi, et siis ju sellele eelneb suur uurimus enne, millest see kõige parem maja teha oleks. Ja me jäime põhuplaadi juurde pidama ilmselt sellepärast, et on looduslik materjal, et saab teha maja, mis siis nii-öelda, mille seinad on siis niiskusregulatsioonilt säilitavad normaalse liikumise, õhu ja niiskuse. See oli üks olulisemaid asju ja teiseks on ta selline materjal, mille tootmisest ei jää nagu, on ju ka päris ägedaid ja peeneid materjale, mille tegemine võtab ikkagi väga palju loodusressurssi, et selles mõttes põhk on selline asi, mis muidu ju küntaks lihtsalt mulla sisse tagasi. Ja siis ega neid alternatiive väga palju ei jäänudki. Puitmaja, täispuitmaja oleks ka muidugi väga äge, aga palgiga ilmselt on jändamist niimoodi, et ta saaks sama soojapidavaks, kui loodetavasti saab see põhuplaadist maja siis palju siin ja niimoodi me selle põhuplaadi juurde jäimegi. Ja mis seal salata, üks oluline asi on ka ju see, et mis kontaktis sa saavutad inimestega, kes on valmis siis seda põhuplaadist maja ehitama, et see inimlik kontakt kodukuubis meestega, mis tekkis alguses päris ruttu ja siiamaani oli ka väga määravaks, et eks see ehitamine ju ilmselt inimesele, kes ise ei ole samast valdkonnast, on ju üpris ikkagi selline ka palju emotsionaalseid otsuseid või kui sa täpselt kõiki lõpuni ei tea, siis ju otsustad ka nagu tihtipeale sellise kõhutunde pealt. Aga mis kindlasti vaatajaid huvitab on see, et kas oled teinud ka sellise eelarve, mis ütleb, et kas see läheb sulle kallimaks, on ta sama kallis, kui ehitada nii-öelda tavaline maja või on ta hoopis kõik odavam? No tavaline maja siis sa pead silmas, et kui teha nagu siis puitkarkas maja, millel on aurutõkked, kivivill, kipsplaat. Või siis laduda sellisest tavalisest kerkbetoonplokist. Kerkbetoonplokist. Ma arvan, et ta tuleb ikkagi natukene kallim, aga ta ei tule ka nii kallis, kui on nagu veel, meile meeldis ka nagu see tasakaal, mis selles põhuplaadis nagu on, et eks ju selle nii-öelda ökoloogilisusega ehituses võib ju ka minna nagu kuskile täiesti nagu pilvedesse, aga selleks peabki olema ikkagi väga palju raha ja et selle mõttes mulle tundub, et see põhuplaat on ka nagu selles nagu kulukuses päris hea sellise nagu tasakaaluga, et ta on looduslik puhas ehitusmaterjal, aga ta ei ole nii tohutult kallis. Aga sellised esmased tunded, mõtted, kui sa vaatad siin, et maja kerkib, kas on see, mis sa oled lootnud, veidi parem, on mingid puudujääke? Ei, see maja kerkib praegu
vägeva hooga, et see on väga, nagu väga lahe. Et praegu ei oska küll midagi nagu ütelda, et mis võiks nagu teisiti olla või millest nagu puudust tunneks. Tore, aga ma usun, et nüüd ongi aeg astuda kaadrisse Põhumaja ehitajal. Germol, tervist! Tervist! Räägi siis sina nüüd, millega tegu on, kuidas üldse sattusid selle valdkonna peale, et hakata põhuplaadiga tegelema ja räägi siis, kuidas selle majaga edeneb. Valdkonna peale tegelikult sattusin ma suhteliselt huvitavat rada pidi, et ma käisin kunagi Ameerikas tööl ja seal on ta tegelikult suhteliselt levinud materjal. Ja kui ma seal tööl olles kohtusin inimestega, siis üks meesterahvas, kellega ma suhtlesin, just nimelt sellist materjalist ehitas tööstushooneid. Samasugune toode on ka Austraalias väga levinud tööstushoonete ehitamisel. Ja siis see hakkas hullult huvitama mind, aga see tuli kuidagi alles 4-5 aastat hiljem tuli minu juurde tagasi, et äkki ikkagi peaks sellega tegelema. Ja alguses me uurisimegi, et kuidas Ameerikas selle masina toomine Eestisse välja võiks näha, aga seal ei olnud ühtegi CE-sertifikaati, ehk siis ta jäi sinna paika ja täna me oleme siis maailma kõige suurema põhuplaadi tehas, ehk siis Ecopaneli esindajad Skandinaavias, Baltikumis ja siis kuni Peterburini siis Venemaa ka. Et sellega me täna tegeleme ja meie selline peamine valdkond ongi uued majad, mis moodustavad väga suure mahu. Vanade majade renoveerimine on hästi suur, aga see õnneks on see koolitustöö nagu ennast ära tasunud ja inimesed aina rohkem ja rohkem renoveerivad ise oma kodusid. Et see, ütleme, müüginumbrites tähendab seda, et eelmine aasta müüsime sama palju kui eelneval 4 aastal kokku ja sellel aastal me oleme müünud tänaseks juba sama palju kui eelneval 5 aastal kokku. Ehk siis see number nagu tänu meistrile täpselt samamoodi läheb iga päevaga aina kõrgemale, sest inimeste teadlikkus ka tõuseb. Aga selle majaga on selles mõttes, täna on väga äge üritus, et tegelikult tööpäevades on täna meil 30 tööpäev. Ja maja on saanud siis nagu vundamendist kuni praeguse hetkeni. Just, 30 tööpäeva siis, me ei ole kuu ajaga, et seal vahepeal on olnud sarikapeod ja sellised asjad, et need võtavad aega. Aga jah, ütleme nii, et 30 päeva sellest hetkest, kui siis kopp sai maasse löödud. Ja vahepeal on lasknud betoonil kuivad ja oma teisi projekte ka teinud, et meil ei ole see brigaadi suurus ei ole tohutu suur, aga tööd, mis me peame tehtud saama, on päris mahukad ja õnneks põhuplaat tegelikult võimaldab päris kiiresti seda kõike teha ka. Aga ma saan aru, et allkorrusel ongi praegult brigaad töötamas. Allkorrusel on brigaad töötamas, et tänase selle pooltunnikese, mis te mulle andsite, ma tegelikult tahakski kasutada ära, et inimeste sellised põhilised hirmud võib-olla kiirete mingite katsete ja selliste asjadega siis ütleme siis ümber pöörata. Et üks asi, mida ma lugesin, mida hästi paljud inimesed kardavad, on see, et see on uus materjal ja me ei tea, mis see 5 aasta pärast teeb. Põhuplaat on 4 aastat noorem kipsplaadist ja tegelikult on originaalis on ta Rootsist pärit. Rootsist liikus ta Suurbritanniasse, kus ta liikus siis üle maailma, Austraaliasse, Ameerikasse ja sealsed mahud on umbes sama suured, aga lihtsalt see Tšehhi tehas müüb seda Aafrikasse ja müüb samamoodi Aasiasse ja siis Euroopasse. Et meie oleme Euroopa turgudest, oleme nende sisseostjana siis 4. suuruselt. Not bad. Ja, eks siis ei pea kartma seda, et see on siuke uus toode, tegelikult on meie teadmised lihtsalt ei ole sealmaal, sest me kahjuks heitsime Eterniidist veel sellel hetkel, kui mujal maailmas põhuplaadist, et Stockholm, London, need on paksult täis põhuplaadist maju tegelikult. Aga alustame võib-olla siis, kui tohib alustada, siis ma alustaks kohe esimese testiga, et ma võtsin siia tegelikult sellised asjad ka kaasa, mida me pärast näeme, et ma võib-olla korra kasutan kaamera pilti ja näitan, et inimesed kogu aeg küsivad, milline peaks saetera olema. Et siis ma ütlen, et tal peaks on võimalikult lai saetee. Et sellist saeteed on vaja otsida. Et seda on telefonikõnes väga keeruline. Jah, et see plaadi lõikamine ei ole üldse nii lihtne, et selle jaoks on võimast saagi vaja ja suhteliselt head saeketast. Et selle ketta ma annangi sulle. Et palun. Siis me kohe varsti näeme sellist ägedat laia põhuplaadi teipi, mis on samamoodi oluline kõikide saetud nurkade katmiseks, et niiskus plaadile liiga ei teeks, sest tegemist on ikkagi põhu ja paberiga. Ja me peame kõik ühtemoodi ühtlaselt ära kaitsma. Siis meil on sellised seibid, mida siin laes veel ei ole niimoodi näha.
et seip ja tavaline puidukruvi on see, mida me kasutame ja selle seibi eripära on lihtsalt see, et ta läheb kausikujuliseks. Eesti turult ma ei ole veel leidnud sellist seibi, mis selle kruviga koos kausikujuliseks läheb, et pärast, kui siia lakke korra filmida, siis on neid kausikujulisi seibe näha ka, et ta paberit ära ei lõhuks, aga oleks viimistletav ja seda on ka tulepüsivuse jaoks vaja. Et mis me siis teeme, me vaatame siin ühe asjana seda, kui palju põhuplaadi külge võib raskust riputada, sest inimesed kardavad väga igasugused seinakapid ja kõik sellised asjad, et palju võrreldakse kipsplaadiga, noh, siis see asi, et sa ei pea kuskile tüüblit panema, on tegelikult suhteliselt oluline, et Kristjan, sa võid appi tulla, siis me saame natukene selle asja tempokamalt tehtud. Et kõige paremad looduslikud krohvid siis riputame siia külge. Üks segukott olnud 25 kilo. Jah. Ehk hetkel siin juba... Ja üleval on tegelikult oleks hullult hea, kui saaks korraks ühel hetkel näidata, aga üles, et meil ei ole ühtegi puidust detaili sinna pannud, et ma panen kaamera meil redeli, tundub hästi mugav on liikuda. et kui sa saad näidata, siis sest inimesed kardavad, et neid proovitakse iga kord kaamera läbi tüssata. Et seal on täiesti tavaline 6 puidukruvi. Paneme praegu siia rippuma 75 kilo ja las ta siis nüüd ripub. Pärast tuleme siia tagasi ja vaatame, kuidas tal siin läheb. Aga lähme suundume alla, vaatame siis, kuidas seda põhuplaati saagida, kuidas seda teipida, mis selle kõige juures tähele panna ja missuguse kuju need seibid võtavad, millega põhuplaati kinnitada. Lähme liigume. Et antud juhul me kasutame siis õhukest põhuplaati, sellega me saavutame 40–50 detsibelli olenevalt natukene sellest viimistlusest helipidavuse magamistubade vahel. Ja siin on näha, siis laseme selle esimese plaadi neil ära liigutada, et põhuplaati on 2 mõõdus. Ülalkorrusel olime kinnitanud paksemasse plaati, mis on 58 mm, see on õhem 38 mm ja seda me kasutame siis vaheseintes, eriti väikeste ruumide puhul, nagu siin majas on. Ja põhuplaadi mõõdud on laiuspidi on õhem plaat 80 cm lai, paksem plaat 1,20 m ja pikkused, mida me laos hoiame, on 2,5 meetrit, 2,7 meetrit ja 3,2 meetrit. Ja põhuplaat kaalub, paksem plaat 22 kilo ruutmeeter ja õhem plaat on kuskil 18-19 kilo ruutmeeter. Et üldiselt on mõistlik seda teha 2-3-kesi, aga noh, mõned mehed ikkagi proovivad seda ka üksi teha. Et siin ta nüüd on meil siis tegelikult jäigastava konstruktsioonina kogu maja jaoks, ehk siis hoiab maja diagonaale. Ja küljed põhuplaadil on faasis, mis tähendab, et tema viimistlemine hiljem on väga lihtne. Ja 1 ruutmeetri peale läheb kruvisid 8 tükki, ehk siis sealt saab juba selle kruvisammu ise välja arvestada. Nüüd, kui siia alla vaadata, siis lähevad kruvid 30 sammuga. Aga vaatame nüüd seda osa ka, kuidas saetakse. Nii. Ja saagimiseks kasutame me siis õhema plaadi puhul kasutamegi seda samasuguse kettaga, natuke väiksema mõõduga, kutsume seda siis põhuplaadi saeks, töötab ta 2 aku pealt ja saame selle võimsuse kätte. Paksema plaadi peame juba saagima siis elektritoitel ehk siis 220-ga, aga selle õhema juures ongi see mõnus asjaolu, et me saame kortermajades suhteliselt lihtsalt, ilma et meil oleks palju ampreid vaja. Nii, lõige siis sellisena näha. Niipidi lõige on natukene karvasem, sellepärast et põhk selle plaadi sees asetseb niipidi.
Põhuplaat ise näiteks vahelaes või põrandal ongi niipidi vaadates on ta tugev, teistpidi ta ei ole nii tugev, sest niipidi, kuidas kõrs jookseb, niimoodi ta saavutab oma kandvuse ja tugevuse. Põhuplaadi teipimisel ongi täpselt seesama laiem teip, mis teeb selle töö palju hõlpsamaks, kui ise paberteibiga proovida 2 erinevas kihis seda teha. Ja lükkab lihtsalt natuke nurgad üle, nurgad lõikab läbi ja paneb ta sealt 2 korra. Nii. Ehk siis need põhilised sellised tööetapid on kõik siin ära näha. Nii, aga jätame mehed nüüd natukeseks tööle, pärast tuleme vaatama, kuidas neil see asi siin edeneb. Lähme vaatame, üks väga suur hirm inimestel on veel see, et põhk kõlab nagu väga tuleohtlik materjal. Ja lähme vaatame, näeb, villavennad on ka jõudnud, kogu maja läheb tsellu villa alla. Ja mina isiklikult kindlalt soovitan villavendasid kasutada, sest nende see töö kvaliteet on selline, et ma ei pea ise neid kontrollima, kuidas nad seda teevad. Aga just nimelt seda hirmu peletada, et põhuplaadist maja nüüd kiiremini põleb või selles on ohtlikum elada, siis tegelikult ei ole see üldse selline probleem, et selle jaoks panemegi nüüd, meil on siin selline vahva põhuplaadist siuke ruuduke, paneme talle tule otsa, vaatame, kuidas ta läheb. Natuke tuleb juurde keerata. Ja paneme selle plaadi põlema. Ja siis mingite minutite pärast siis vaatame kogu selle koolituspäeva lõpus, siis tuleme ja vaatame, mis sellest plaadist saanud on. Et plaadi omadused või tulepüsivuse omadused on just nimelt see pinnasüttivusklass, siis tegelikult see, et kui palju see tuli saab sealt edasi kanduda ja teine asi on temperatuuri tõus teisel kihil. Ehk siis vaatame, võtame pärast Kristjani kaasa, kas tema ka julgeb palja käe panna sellele põhuplaadile vastu natuke aega hiljem sellele teisele kihile. Et hetkel ei ole siit väga tunda midagi, et selle põhuplaadi tulepidavuse idee on tegelikult selles, et ta ei saa õhku. Ehk siis sa võtad ühe paberilehe, see põleb väga tugeva leegiga, aga kui sa need lehed paned kokku üheks raamatuks, siis tegelikult seda probleemi ei ole. Ja samamoodi siin ka pinnakiht söestub ära ja siis ta edasi lihtsalt vindub. Et tegelikult, kui me pärast tule ära keerame, siis on näha, et see plaat ise edasi enam ei põle. Aga vaatame nüüd natukene, et tegelikult juba praegult on näha, et siit seest ta hakkab vaikselt ainult söestuma, et see paber on see, mis seda leeki tekitab. Et see plaat nüüd seal majas ilmselgelt käiku ei lähe. Ja mis puudutab närilisi ja kõiki selliseid probleeme, mis inimestel on, siis ma ütlen niimoodi, et näriliste vastu ma ei teagi, et ükski asi päästaks peale kassi või rotimürgi, et tegelikult nemad tulevad ükskõik kus kohast läbi, et meie ehitame maju täpselt nii, nagu ehitatakse kõiki uusi maju näiteks. Ja vanade majade puhul samamoodi on neist väga raske pääseda, aga põhuplaat ise kas või selle sama tulepüsivuse või oma erilised võimed on saavutanud tänu sellele, et ta on ekstrodeeritud, ehk siis väga suurel temperatuuril, väga suure rõhu all on ta kokku pressitud. Ja siis eraldub ligniin kogu sellest plaadist ja ligniini toimel tegelikult see plaat püsibki koos. Ehk siis ühtegi liimainet pole plaadile juurde lisatud peale selle liimi, millega paber on sinna peale pandud. Sest see paber ei tohi hakata ju sealt pealt lahti tulema, muidu on seda peaaegu võimatu viimistleda. Ja täpselt selle tulemusena me saavutamegi sellise suhteliselt raske, aga väga hästi tegelikult loodusliku materjali mõistes tulepüsivuse ja väga hea helipidavusega materjali, et helipidavus on vast teine selline väga oluline märksõna, mis meie neid töid ja tegemisi tegelikult illustreerib, et helipidavusega me tegeleme palju, me ehitame palju helistuudioid ja inimesed ostavad ise põhuplaati, et oma magamistuba saada naabrist helipidavamaks
või oma kontor kiiresti saada helipidavamaks. Et need on sellised vast kõige peamised sellised tugevad argumendid. Mis puudutab, praegu me tekitame CO2 näiteks, see on selline suhteliselt oluline nüanss tegelikult looduslike materjalide juures. Ja CO2 ühe põhuplaadi ruutmeetri tootmiseks kulub, see kogu võimsus on 2,5 kilovatti. Ehk siis tegelikult ta on nagu selline vurr sul toanurgas, et ta tõesti on loodussäästlik. Et sinna ei ole arvestatud siis tegelikult transpordikulusid ja kõiki selliseid asju, palju seal energiat kulub. Aga nüüd me võime juba siin vaadata, et vahepeal oleme seda aega piisavalt parajaks teinud, et kui paber on pealt ära põlenud, siis niimoodi ta kestab tohutu kaua. Ja mina praegult julgen absoluutselt kindlalt siia käe vastu panna, et see ei ole üldse teema. Plaat on natuke määrdunud, aga sellest peab aru saama, et me utiili oleme nõus põletama, päris sellist kasutatud plaati ei tahtnudki põletada. Et jätame ta nüüd natukeseks siia, meil poiss valvab seda, et see oleks tuleohutu ja vaatame korra, kuidas ka meestel läheb. Ja siis saamegi kohe varsti anda sõna ka Kristjanile. Nii. Jah, katsun sind järgi oodata. Nii, ja kui nüüd siit siis katsuda, siis ongi tegelikult seda sama faasi kohta on ilusti tunda, aga võta just seda osa, et kuidas need seibid lähevad kausikujuliseks, et kui ta on faasis sees ja ta on kausikujuline, siis ta on tegelikult suhteliselt lihtsasti viimistletav. Ja sellega me tagame ka parema tulepüsivuse, et nüüd ta kohe laseb ühe vist juurde. Tema on Toivo, temal on väga pikad käed. Me tema pealt võidame tohutuid summasid, sest tal pole redelit vaja näiteks. Et meil mehed üldiselt on sellised väga ägedad, me väikse brigaadiga teeme väga suuri tegusid. Et meil on 5 meest, kes meil aktiivsemalt toimetavad. Ja Toivo on siis tegelikult meie töödejuhataja. Ja kõige targem mees, et tema asjadesse mina proovin võimalikult vähe ennast segada. Ja sellise lahenduse peal meil see sein ongi. Et alguses fiksamiseks kasutati ilma seibita, et saaks selle asja paika ja nüüd siis need võetakse hiljem välja. Aga vaatame, kuidas Kristjanil läheb. Kas Kristjan saab juba ka näidata meile, kuidas täpselt samasugust seina ka viimistleda ja mismoodi need asjad käivad. Tabasin su teolt. Kas võtad üle? Võtame üle. Nüüd siis kaamera peab liikuma. Ühte päris väiksesse ruumi. Ja mida me siin teeme on see, et me näitame ära sellised põhilised viimistlusvõtted põhuplaadi puhul. Ja mind abistab siin meister Kren. Miks meil on siin ümberringi sellised kiled, on see, et me peame selles ehitatavas majas saama kuidagigi temperatuuri üle +5 kraadi. Sest et alla selle igasugune krohvimine on mõeldamatu. Ja mis me oleme teinud on see, et siin on üks tükk põhuplaati. Põhuplaadi peale otse krohvida hästi ei õnnestu. Mistõttu me oleme teinud siia üles kõigepealt liivanakkerundi, mis moodustab sellise kena nakkekihi. Ja siin allpool on meil siis ka juba tehtud esimene kiht krohvi, lubikrohvi, täpsemalt fraktsiooniga 0–4 mm. Ja täna on meil see plaan, et siia ülespoole siis näitame ära, kuidas tehakse aluskrohvi ja viimistluskrohvi, lubikrohvi. Täpsemalt siis siit ja sellest potsikust. Ja et anda natukene elule värvi, siis on meil ka 2 toonitud krohvi,
ehk siis punane savikrohv ja kollane lubikrohv. Ehk ka neid siis siin hiljem vaatame. Aga siis ei muud. Praegu paneme siis 0,4 aluskrahvi. Ehk siis see, mida praegult teeb Kren, on lubikrohv fraktsiooniga 0–4 ja läheb tema siis põhuplaadi peale. Niimoodi, et eelnevalt on tehtud siia nakke kiht liivanakke krundiga. Ja nagu ikka aluskihtide puhul see, mida karedam ja krobelisem pind jääb, seda parem lugu on. Sest et sinna on siis hakata kinni juba viimistluskrohvil. Ja kergelt võib selle nüüd üle käia hõõrutiga. Ehk siis see pind hõõrutatakse üle ja sinna peale siis läheb juba viimistluskiht. Niimoodi. Ja nüüd me teeme natukene sohki. Ehk siis teeme viimistluskihi otse krundikihi peale. Väga ma seda teha ei saa soovitada, sellepärast et on päris suur oht, et need liitekohad põhuplaadi puhul vähemalt jäävad näha. Aga selleks, et saada aimu sellest lubikrohvi tekstuurist, mis tekib, siis ühe väikese nurga teeme. Ehk siis tehnika on kaunikesti sarnane. Kõigepealt kantakse krohv seinale. Selle liivanakke krundi puhul muidugi peab arvestama selle asjaoluga, et krohvi kiht kuivab seal peal mõnevõrra kauem. Ehk seda nüüd kohe hõõrutama hakata kardan, et ei õnnestu. Aga las ta jääbki sinna siis natukene oma aega ootama ja pöördume selle juurde pärast tagasi. Ja nüüd, nagu öeldud, siis alumisel stendi osal on siis võimalik teha teste 2 viimistluskrohviga. Ja et anda elule värvi, oleme teinud lubikrohvi kollaseks ja savikrohv on naturaalne punane. Ja neid kahte ka siis proovime. Ja siin on see mõttes tehnika nüüd, ütleme, lähenemine pinnale õige. Ehk siis kõigepealt on tehtud liivanakke kiht, selle peale on lubikrohvi aluskiht ja vot selle peale hakkame nüüd paigaldama viimistluskihti. Ehk siis tegu on peenviimistluskrohviga. Fraktsiooni numbriks on tal 0–0,5. See number väljendab seda maksimaalset tera suurust, mis on selle krohvi sees. Ehk siis antud juhul on tegemist krohviga,
mille sees pole suuremaid terasid kui 0,5 millimeetrit. ja nagu näha, seda krohvi on siis juba võimalik juba eos toonida. Ehk antud juhul oleme andnud talle sellise kena tibukollase tooni. Seda võib nüüd õõrutada ka. Kuivab päris kiiresti. Ehk siis võtame selle liigse krohvi ära. Siin nagu näha, on Gren valinud hõõrutamiseks kummitallaga hõõruti. Ehk siis Gren, miks selline valik? No, siin on päris hea, et kuivab. Praegu isegi hakkas kiiresti kuivama, et ma arvasin, et kuivab natuke kauem, et siis on suure hõõrutiga raskem hõõrutada. Ja nii ilus. Just. Ja eks teine asi on see, et mida suurem hõõruti, seda keerulisem on sellist ilusat ühtlast pinda saada. Sellepärast, et see kontaktpind selle hõõruti all on ju suurem. Ehk siis, kui te olete selline harrastuskasutaja, siis võiks alustada sellisest mõnevõrra väiksemast hõõrutist, mille puhul sellist ilusat lõpptulemust on kergem saavutada. Siit on seda vahetanud. Ja eks ta selline nüüd jääbki, see pind. Siin on ka tõesti nagu hästi näha see vahe, et kui siin all on ta juba päris kiiresti ära kuivanud, siis üleval, kus meil seda aluskrohvi kihti tehtud pole, see pind veel läitleb. Tähendab, et see on väga märg ja selle hõõrutamiseni alles jõuame mõne aja pärast. Küll aga saame teha siia alla paremale nurka veel ühe väikese näidise. Ehk siis lisaks lubikrohvile saab kenasti põhuplaadile teha ka savikrohvi. Nüüd savi ja lubikrohvi üks põhilisi erinevusi on nende tugevus. Ehk siis lubikrohv on tugevam igasugustele mehaaniliste mõjutustele. Samas on savikrohv parem ruumi niiskuse reguleerija. Ehk siis, kui vaadata maja tervikuna, võikski mõelda selle peale, et lubi on nendes ruumides lubikrohv, mis saavad kõige rohkem vatti, ehk siis näiteks esik, elutuba, köök. Samas kui näiteks savikrohvi võib edukalt paigaldada magamistuppa. Ja see punane ongi meil nüüd siis savikrohv fraktsiooniga 0,1, ehk siis maksimaalne tera suurus on 1 millimeeter. Ja seda nüüd siis paigaldame küll lubi aluskrohvi peale, aga eks ta oleks samamoodi ka siis savikrohvi peal. Ehk tehnika jällegi samasugune, kantakse peale, juuda on natukene tahab meil taheneda, eriti praeguse temperatuuri juures, aga põhimõtteliselt saab seda siin päris varsti hakata hõõrutama, võib-olla jah, Gren teeb kiire katse, kas õnnestub või on praegu natuke veel liiga vara. Praegult on täpselt õige konsistents hõõrutamiseks. Natuke niiske. Saab vormida seda. Ja muidugi savi ja lubikrohvi erinevustest rääkides, siis savikrohv kuivab oluliselt kauem. Ehk kui lubikrohvi puhul võib selle alus- ja viimistluskihi vahe olla selline ööpäev 2 ja vast 2, siis savikrohvi aluskiht tahab ikka hea mitu 3-4 päeva kuivada, võimalik isegi rohkem. Ehk siis ei ole see selline kiire asi. Nii, Gren, kas vaatame korraks seda 0,1 ka veel, et kas õnnestub seda hõõrutada või tahab see veel törtsu kuivamist?
ta on isegi päris märg veel. Ehk siis võime ka seda näidata, et millisel juhul on selge see, et ta on liiga kuiv ja parandan, et ta on liiga niiske ja mis juhtub siis, kui me hakkame seda pilet hõõrutama. Ehk teeme kiire katse. Ehk mis juhtub siis, mis on ütleme selline hea märk sellest, et asi on veel liiga märg, on see, et hõõruti hakkab krohvi kaasa tõmbama. Samas praegult on tegemist kummihõõrutiga ja korraks juba oli näha seda, et siit kohast tõmbab kaasa. Täpselt. Ja siit poolt on kuivem ja siis ta jääb ilusam. Jah. Nii et Krenni vasakul käel juba tundub, et asi peaaegu õnnestub. Samas kui paremal käel tahab veel kuivada. Nii et annemegi talle natuke aega veel kuivada ja lähme vaatama, mida vahepeal on teinud Kermo. No nii, ootasin teid ära ilusti. Aga tule nüüd sina, Kristjan, ka minuga kaasa, sellepärast, et minu käsi võib igasuguseid asju öelda. Et lähme vaatame, mis sellest tulekatsest saanud on. Jah, lähme vaatame. Et ma arvan, et see summutab nii mõnegi sellise arvamuse. Et põhkja põleb kohe maha ja kõik sellised hirmud. Et loomulikult elektripaigaldise puhul pead sa need doosid ja asjad peavad olema ikkagi tulepüsivad samamoodi. Et kui ma nüüd selle siit korraks kinni keeran, siis no ma päris kinni ei taha keerata, siis ma ei saa teda uuesti tööle panna, aga siis tegelikult on näha, et ega ta siin tegelikult nagu väga ei põle ka. Et kes oleks seda uskunud põhust? Aga jah, et kui ma ta siia uuesti tagasi keeran, siis on, et ei oleks seda hirmu, et ma vahepeal olen ta ka kinni keeranud, et ma panen ta uuesti siia peale ja kuna see on tellingu tüki küll, siis mul ei ole seda väga lihtne ka ära keerata, et siis ma saan ta uuesti siit lihtsalt kinni keerata ja on näha, et see tegelikult ta töötab päris ilusti. Ja see umbes poole tunniga, mis me seda põletanud oleme, ei ole ta ka kuigi kaugele jõudnud. Ja oluline asi ongi see, et nüüd Kristjanil oleks piisavalt julgust, et teiselt poolt minna oma käsi ka vastu panna. Mina julgen seda iga kell teha, minu pärast võib ta siin tunde aega. Pane paljas käsi, sul põse sinna vastu panna, see on natuke on määrdunud, aga. No nii. Ma ütleks, et ega ei lähe soojaks. Ei lähe, jah. See on nagu halb soe müür. Jah. Et tegelikult, kui ma nüüd ta kinni keeran, siis ma võtan siit ühe puutüki ja siis me näeme umbes, kui sügavale tal jõudnud on. Et vaatame siis, mis osad ära on sööstanud. Et tegelikult see sööstumine ongi see põhjus, miks ta eriti kaugele ei jõua. Et siit me saame maha tõmmata, natukene vaatame, tulekahju ei teki. Nii, me oleme umbes 1,5 sentimeetri peal poole tunniga ja tegelikult nüüd kohe on juba, nüüd tegelikult on, siin on näha juba, et on põhk täpselt samasugusena, nagu ta meil igal pool mujal on olnud. Ehk siis suurusjärk umbes sentimeeter on poole tunniga tal seda sügavust tekkinud, aga meil on siin 5 sentimeetrit veel varuks. Ja kui ma teda niimoodi ära ei koori, siis ta tegelikult põleks ikka maru kaua. Aga vaatame, kuidas meestel paigaldus läheb ja ma tean, et päris paljudel on küsimus ka, kuidas selle vahu kasutamisega on või kui palju me seda kasutame või kuidas seda kasutada. Või on sul mingid küsimusi põlemise kohta? Ma mõtlesin selle peale, et kui sul see asi ikkagi juhtub, et majas tekib mingi tulekahju. Jah.
siis mis see tähendab, et tuli ei levi siis kandvatesse konstruktsioonidesse nii kiiresti, kui inimesed kardavad. Aga kui on suur tulekahju, siis kivimaja pead sa maha lammutama, põhuplaadist maja saad rehaga hommikul kokku tõmmata. asi seegi. Lähme vaatame nüüd korra. Et oota ära veel lase, väga õigel hetkel tulime täpselt. Et tegelikult selle vahu kogus, et me oleme paigaldanud tegelikult inimestele täiesti igasugusel viisil, et mõned inimesed tahavad, et me kasutaksime näiteks silikoonakrüüle, mõned tahavad takunööri, aga tegelikult see vahu kogus kogu selles asjas on suhteliselt marginaalne. Me kasutame teda pigem liimina, et ta liimiks need omavahel kokku ja kogu sein oleks monoliitne tükk. Siis on ka see, et viimistlemisel ei tekiks pragusid, tunduvalt väiksem tõenäosus. See siit lõpuni. Võib-olla natuke viimistle seda ka natuke paremaks. Jah, vastame korraks lõpuni. Aitan tõsta sul. Võtame kahelt poolt. Et plaati kindlasti tuleb samamoodi liigutada, nagu liigutatakse kipsplaati, et see paber plaadi küljest lahti ei tuleks. Ja niimoodi ta paika lähebki. Kruvid järgi ja Ott õnneks juba sai aimduse, kuidas see krohvimine käib, et nüüd saab selle ruumi soojaks lasta ja Ott saab hakata vaikselt juba pruntima ja proovima. Et see oli Oti jaoks üks oluline märksõna, et ta saaks ise omal käel ka harjutada ja tegelikult natukene ka raha kokku hoida selle pealt. Aga lähme vaatame, kuidas meie raskustega kottidel läheb ja võtame siis natukene seda tänast koolituspäeva kokku ka. Vaatame, otsime Kristjani ülesse. Jätkuvalt siin. Aga lähme ülesse. Jah. Võtan kaameramehe redeli siit ära. Nii. Ehk siis siin ta seisab ju. Siin ta meil seisab, jah. Ikka veel ühe kruvi ja ühe seibi otsas, et loomulikult, kui on mingit suuremat raskust vaja, siis sa võid panna iga kell natukene tugevama kruvi. Aga see 6 kruvi on niisugune klassikaline ehituspoe värk. Jätsin ennem igaks üks ühe väikse varuks ka, et tõstame selle ka peale. Kas julgeme või? No proovime. Ta tõsta ise. Et siis keeran see õhtu tuksi veel. No ei, minu õhtuga ei juhtu midagi. Kotid lähevad katki ega. Võta sealt vastu. Jaa. Nii. Niimoodi, 100 kilo. 100 kilo ripub jah ühe kruvi otsas. Et kui see kruvi veel on näiteks seina lastud ja lõpuni sees, siis see raskus ju tegelikult mängib ka murdumisel, ehk siis ta on selle võrra leebem. Aga see näitab lihtsalt seda, kui tiheda on ja kuidas ta keermeosas ja sees püsib. Aga nüüd räägi veel korraks sellel teemal, et siin me oleme ikkagi eeskätt käsitlenud uue maja ehitamist. Jah. Aga siis vana maja renoveerimine. Jah. Olete kokku puutunud? Palju. Ja kus seda põhuplaati kõige mõistlikum, otstarbekam, vajalikum kasutada on? No vanasid majasid on nii mitut sorti, igasuguseid tüüpe, et ütleme, põhiline on palkmaja. Toreda vanaema kodu näiteks kusagil Tallinna või Pärnu eeslinnas. Palkmaja. Jaa. Et palkmajade juures on see, et inimesed ei saa väljapoolt seda tihtipeale soojustada, sellepärast, et neil on juba korralik katus, mida ei saa enam pikendada ja väljast on maja selline, nagu ta on. Ja on pigem vaja taskukohase rahaga või taskukohaselt saada see soojapidavamaks. Siis teine asi palkmajad on see, et on tihtipeale väga kõverad. Ehk siis palkmaja rihtimine on, meil on hästi palju koostööpartnerid, kes teevad seda omas tehnikas, aga meie ise kasutame lengikruvi. Ja lengikruvi kasutame siis niimoodi, et me rihime ta ära umbes 2,5 meetrise seinakõrguse puhul 4 kohast horisontaali, sest põhuplaat on nii jäik, et sul ei ole vaja püstiposte sellise tihedusega panna. Alguses nööriga otsid selle kõige kaugema koha üles ja siis selle järgi läheb kogu see sein paika. Ja siis ongi, inimene saab ise juba oma viimistluse peale teha, et sealt me juba suuname edasi teie juurde.
aga mis on need kõige sagedasemad viimistlusvõtted? Kas põhuplaadil saab ju teha tegelikult mida iganes? Jaa, et Värvi, kõige sagedasem on vast tegelikult tapeet, sellepärast et inimesed, kes on hästi palju looduslikke materjale kasutanud, nad pigem tahaksid hästi lihtsasti ühte seina, kuhu saaks kella ka lihtsalt rippu panna, et ei peaks väga palju vaeva nägema. Siis nad tahavadki kuskile selle tapeedi. Me saime oma 100 kilo alla. Ma arvan, et see pidi täna õhtu jooksul juhtuma. See pidi juhtuma. Noh, ei ole midagi hullu. Kõik jäi terveks. See kriitiline piir ikkagi On 100 kilo. On seal, ütleme, 75 peal. Jah, et 100 tuleb alla. Jah, et ütleme ikkagi nagu raskem mees, ütleme põhuplaadi peal ühe nööri otsas kiikuda. Kiikumine ongi keeruline osa, jah, et ja meil on tummisemaid kruve, et selles mõttes saab panna kiikuma ikka, aga siis on lihtsalt juba 8 läbimõõduga kruvi võib-olla. Selge. Aga huvitavad projektid on veel igasugused ka maakivimajad, mida on seestpoolt soojustada ju absoluutselt väga keeruline ja väga riskantne üldse midagi soovitada. Siis ainus soovitus, mida mina tean ja mida on mu kliendid väga palju kasutanud, on see, et nad ehitavad maakivimaja sisse uue maja. Ehk siis nad tuulutavad seda uue seina ja vana seina vahelist osa ja selle uue seina teevadki ühe põhuplaadi paksuse seina, sest väga rohkem ei tohi, sest muidu tuleb see külmanull väga tuppa. Et see on nagu suhteliselt levinud, Eestis on 4-5 sellist maja, nagu suured majad ikkagi, mida on tehtud. Me ise pole ühtegi teinud, sest meie sellisest tööd vastu ei võta, aga ma olen neilt inimestelt kuulnud, nüüd juba 3-4 aastat tagasi on nad teinud, et kõik töötab üli hästi. Hüva, aga mida võiks veel võib-olla ka eeskätt nagu vanade majade puhul võib-olla välja tuua, on see helipidavuse teema. Absoluutselt, jah. Ehk siis kas sinu poole on pöördutud ja kas ja kuidas te olete saanud lahendada erinevaid heliisolatsiooni probleeme? Hästi palju pöördutakse just sellistest majadest, kus on ühest suurest korterist Tallinnas eelkõige tehtud 2 väiksemat ja seal vahel on tehtud arhitekti arvutuste järgi piisavalt helipidav sein, mis päriselus väga sõltub ehitaja käekirjast ka. Ja neid seinu teeme väga palju. Et inimesed enda kodudes pigem natuke vähem. Pigem on korrustevaheline heli, et oleks lage vaja isoleerida. Ja mis seal see lahendus on? Täpselt samamoodi, et me tegelikult laseme rippu selle lae ja rippus olev lae külge laseme põhuplaadi, et põhuplaadi hea omadus on see, et alt üles ei pääse siis heli ja see, et ta rippus on, ei lase ülevalt alla ka samu müra. Et selline lahendus ja ütleme nii, et helitöödest kõige ikkagi suurem osa on kortermajad. Vaieldamatult. Neid on nagu, Eesti on täis neid inimesi, kes ei saa elada sellepärast, et nad kuulevad oma naabrit, paneelelamus. Ja selle jaoks meil on eraldi tehnika, seal on liimspreiga läheb Munaristi kujuline porolon seina, mille peale läheb siis põhuplaati ilma, et ta puutuks seda tagumist betoonseina. Ja sellega me oleme saavutanud igal korral väga-väga hea tulemuse. Selge, aga ma usun, et sellega hakkame nüüd vaikselt kokku võtma. Ma veel lõpetuseks tahaks küsida, et isegi mitte küsida, vaid uurida sinu käest, et sul on ka üks teine huvitav projekt nimega Kärg. Absoluutselt. Ehk räägi 2 sõnaga sellest Kärjest ka. Kärg on kõik selle maja kõige paremad omadused 12 ruutmeetril kokku võetud, ehk siis ta on selline väikse paneeli peal töötav, elektromagnetkiirgust vähendav looduslikest materjalidest majake, mida saad aasta ringi kasutada. Et ta on selline äge toode, mida on Eestis näiteks võimalik Tanel Talve juures päikesekodus külastada, aga väga paljud inimesed tellivad selle endale kas siis saunaks või siis elamiseks, et teda saab, mitte elamiseks aasta ringi, aga ütleme selle nädalavahetuseks, et sul on üks koht, mis sind ootab ja sa ei pea elektrileviga liituma selle jaoks. Et see on tema selline hea point ja seal on tõeliselt hea magada, et see on see väärtus, mida mina otsisin sellest tootes. Et oleks see unekvaliteet uuel tasemel, et sa ei pea iga päev suutma endale sellist maja osta, aga sul võiks vähemalt olla üks Kärg kuskil Eestimaa ilusas kohas, et sa saad minna ja puhata need 3 päeva väga hästi välja. Suurepärane. Aga ma usun, et selle koha pealt siis võtame tänase... Sa võtad üksi, on ju? Õhtu kokku. Aitäh! Jah. Kermole ütleme suur tänu. Põhuplaadi koolitus oli loodetavasti hariv. Ja kõiki neid tooted, mida siin täna nägime, tutvustasime, nii seda plaati, neid erinevaid krohve,
saab osta Meistri poodidest. Ja ei muud, kui et kõige kaunist ja kohtume siin järgmisel Meistri veebikoolitusel. Head aega!